Tere päevast! Kell on 12.45 ja me oleme Kadriorus Kirjandustänava festivalil. On 14. september 2024. Nagu te teate, siis mõne tunni pärast esietendub Linnateatri kavas Salme kultuurikeskuse laval Shakespeare'i näidend Nagu teile meeldib Uku Uusbergi lavastuses. Ja mõni nädal tagasi või oli see nädal tagasi tuli kaunis üllatav kiri postkasti, et kas ma ei soostuks osalema ja nii-öelda ka modereerima siis vestlusringi, kus osalevad Maris Peters ja Robert Staak. Ja miks ma ütlen, et see on üllatav, sest kuigi me kõik oleme elus Shakespeare'iga pisut kokku puutunud ja kohe natuke sellest ka, ei ole keegi meist seotud selle lavastusega, mis täna õhtul esietendub, olgugi et laval on vähemalt minule ja ma usun ka Robertile ja ilmselt ka Marisele palju sümpaatseid inimesi. Ja tegelikult mõnes mõttes ma üllatusin, et Linnateatri inimesed ise on ju praegu Shakespeare'i lainel tegelenud kuid sellega ja miks nad ise siia ei tule. Ja siis tegelikult sain ma ka aru, et see on nendest väga kaval, sest öelda kellelegi, et tule Kadriorgu ja räägi 3/4 tundi Shakespeare'ist. Noh, see on selline paras, kuidas öelda, sigadus heas mõttes. Et see on nagu tule räägi ookeanist. Ja võib-olla algatuseks ennem kui me läheme nende teemade juurde, mida me põgusalt siis tahaksime puudutada, teekski väikse ringi, et kes me oleme ja kuidas on meie kokkupuude Shakespeare'iga. Et Maris, äkki sa alustaksid? Ja tere kõigile ka minu poolt. Rõõm on siin olla teie juures täna. Ja mis ma siis oskan enda kohta öelda, et minu kokkupuude Shakespeare'iga ulatavad minu õpingute aega kunagi siis Eesti Humanitaarinstituudis, kus meil oli üks väga Shakespeare'i fanatist professor. Ja kuidagi sealt see tee niimoodi kulgema hakkas, nii et minu elusaatus on viinud mind siis ka aastaks Inglismaale, kus ma olengi Shakespeare'i uuringutes magistrikraadi teinud. Ja edasi olen olnud vaikselt kogu aeg käsi üritanud pulsil hoida, kirjutanud arvustusi, käinud etendusi vaatamas, üht-teist ka kirjutanud. Lehvitan siit edeva inimesena kohe raamatuga. Meil sai Balti kolleegidega pärast pikki aastaid kaane vahele selline ühine Balti riikide Shakespeare'i ülevaade, kus siis Eesti peatükk on minu kirjutatud. Pärast võite seda siin näppida. Et sedasi see kurss on siis kulgenud ja olin samuti pisut üllatunud, kui Linnateatrilt selline ettepanek tuli, et tuleks täna tulla siia Shakespeare'ist rääkima. Aga kiusatused oli öelda ei, sest laupäev on väga magus aeg kodusteks toimetusteks ja kiusatus oli öelda jah edevuse pärast. Ja siis jah sai tegelikult võitu. Nii et siin ma siis nüüd täna olen. Tere, mina olen Robert Staak ja muusik. Shakespeare'iga olen kokku puutunud juhuslikult. Ja kui nüüd meenutada, aasta oli 87, kui piirid olid avanenud, ma pääsesin esimest korda välismaale, Inglismaale, külla lähisugulasele. Ja me olime mänginud just Lembit Petersoni rändtrupiga Aucassin ja Nicolettet. Ja oli fantaasiates peas oli ka, et võiks midagi Shakespeare'ist teha. Ja ma käisin siis 87. aastal mööda raamatukogusid ja otsisin materjali Shakespeare ja muusika. Ja kõik, mis ma leidsin, olid mõned üksikud artiklid. Ma kirjutasin sealt midagi endale välja ja ostsin Romeo ja Julia ingliskeelse paperbacki ja tõin selle tagasi. See oli 87. aastal minu saak. Ma olin 6 aega Inglismaal, mul oli aega küll, aga lihtsalt ei olnud kerge kätte saada. Teine kohtumine oli 90. aastatel. Maris, kes oli see professor Humanitaarinstituudis? See oli Arthur Kincaid. Ma täitsa teadlikult küsin, sest siis oli Rondellus tegi kava, Shakespeare'i kava Arthur Kincaidiga, kes tema viis seda siis läbi, Tõnu Oja luges tekste. Ja Arthur oli sinna valinud laulud, mis olid juba seotud näidenditega. See oli teine kokkupuude. Ja kolmas kokkupuude oli aastal 2016, kui möödus 400 aastat Shakespeare'i surmast. Siis ma võtsin ise ette teema Shakespeare ja muusika. Ja siis
30 aasta tagusega võrreldes 87. aastaga, see oli nagu öö ja päev. Olid raamatud välja antud teemal Shakespeare ja muusika, no internetist ühte-teist, aga see, kuidas seda teemat oli uuritud, see oli nagu öö ja päev varasemaga. Ja see ongi minu kokkupuude. Ja ma enda poolt siis ka, ma hakkasin ka mõtlema, et ma olen Shakespeare'iga kokku puutunud näitlejana, ka siis helikujundaja, muusikajuhina, isegi produtsendina on tulnud teha seda aastaid tagasi ja ka õppejõuna Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikoolis. Ma arvan, et isegi Kaspariga äkki me tegime katkendeid Roomeost ja Juliast. Nii et mõned näidendid on ja mõned kokkupuuted ja me sinatame, ma ütlen ka, et Marisega me oleme olnud kunagi ülikooli päevil nii-öelda koolikaaslased. Küll mitte samas nii-öelda õppetoolis. Ja Robert, ma loodan, et ta ei pane pahaks, on olnud muuhulgas mõnda aega minu kitarriõpetaja. Ma ei olnud hea õpilane, aga puutusime kokku siis ka Vanalinna muusikamajas just nendel 80-ndatel, millest Robert ka rääkis. Ja lisaks siis me püüame täna ka lisaks Shakespeare'ile natuke rääkida tema seoseid muusikaga, siis ma olen ka tegev varajase muusika lauljana Eestis ja erinevates ansamblites Euroopas, mis tõttu ka on nagu see Shakespeare'i aeg mõneti võib-olla kodune. Ma tegelikult võib-olla me täna ei hakka arutama seda, et kas Shakespeare oli mees või naine, kas teda oli 1, 2 või rohkem ja kas ta üldse on olnud olemas üksi või mitmekesi. Ja võib-olla hakkaks praegu võib-olla peale sellest, et Eesti ja Shakespeare'i loomingu seostest, et ma arvan, et Maris on võib-olla kõige õigem inimene, kui keegi üldse oskab vastata sellele küsimusele, siis äkki Maris, et mitmes Shakespeare'i teose esietendus täna õhtul Linnateatris toimub Eesti teatri ajaloos? Sellele küsimusele on natuke triki vastata, sellepärast et kõik hakkab mängima ju kaasa. See näiteks, mida me Shakespeare'i lavastuseks loeme ja mida me sinna hulka loeme. Kas näiteks Uku Uusbergi omal ajal tehtud Shakespeare'i kompilatsioon Head ööd vend on Shakespeare'i lavastus või ei ole Shakespeare'i lavastus? Kas me loeme sinna hulka näiteks Andres Noormetsa Hamlet Andersoni? Et mis me sinna hulka loeme? Ütlen julgelt, et Eestis on lavastusi olnud üle 100. Mul sai selle raamatu tarbeks tehtud ka üks tabeli eestikeelsetest ja Eesti lavastust, et sealt tabelist lugesin ma kokku eile või üleeile 157 ühikut lavalist ülesastumist erineval kujul. Nii et ma ütleks, et kuskile sinna kanti see number umbes jääb, et päris täpselt ei julge öelda, mitmes see üldises Shakespeare'i lavastuste loendis võiks olla. Aga nagu teile meeldib, on see 5. lavastus? Lugesin ka selle kokku ja minu arust on see meil lausa mööndustega ütleks 7. Selge. Esimene on siis suhteliselt hilja esimese Eesti Vabariigi ajal 1928 aastal, kui Ants Lauter lavastas selle pealkirja Armu ja narri mäng ja pealkiri muudeti siis selle mõttega, et ei näitlejad ega ka vaatajad pidanud seda teatritükki väga tõsiselt võtma ja sellesse väga tõsiselt suhtuma ja lavale viidi suur kuhi heinu, kus siis tegelased möllata said, nii et eks ta selline natuke koomuski tegemine oli. Sõja ajal 1942 lavastas, nagu teile meeldib, Andres Särev. Ja on siis teada, et see oli selline helge renessanslik lugu, aga arvata võib, et ega seal väga komplitseeritud teemasid sõja ajal käsitleda võib-olla ei olekski saanud. Siis on natuke vahet. 1952 lavastas selle näidendi uuesti Draamateatris Priit Põldroos
ja see siis üldse tema viimaseks lavastaja tööks, et pärast seda ta suundus selliste administratiivsemate tööde juurde. Ja tolleaegsete nägejate, eelkõige Karingase infole toetudes ei olnud see ühelgi juhul tegemist siis teatrielamusega, et oli sellist kiirustamist ja ülejala laskmist ja oli näha, et lavastaja jaks oli natuke nagu raugenud ennem seda, kui ta selle lõpuni kompileeritud sai selle töö. Võimalik ka, et 50-ndatel, kui tulid välja sellised juba suurejoonelisemad asjad nagu valetan nüüd Antonius ja Kleopatra, mis oli tõesti väga mastaapne lavastus, et siis pikemas perspektiivis see 52. aasta lavastus jäi ka pisut nende teiste varju. Siis leidsin sellise Nukuteatri lavastuse, mis on 2004 aastast ja mida siis tegelikult tegi Nukuteatri noortestuudio Reda Toots-Kreini juhtimisel. See on kirja läinud siiski Shakespeare'i lavastusena, sest see põhistruktuur võeti sealt, aga tegevus toimus siis tänapäeval ja tänases Tallinnas, nii et see oli selline kaasajastatud versioon. Ja siis tuleb 2005. aasta lavastus Vanemuises, mida siis külalislavastajana käis tegemas Finn Poulsen Rootsist. Ja 2006 mängis seda Vene teater ja nende lavastaja oli siis toodud Moskvast. Nii et ütleme, et selles loendis nagu võiks öelda, et viimane päris oma lavastajaga täies mahus lavastus oli 1952. See on siis näidend Nagu teile meeldib Eesti laval. Tegelikult on Eesti ja Shakespeare'i seosed kaunis huvitavad ja pöörased, kui hakata mõtlema, et ega see, et Estonia teater, mis ju eestlastel on tohutu sümbol tähendusega koht, avati 24. augustil 1913 Shakespeare'i Hamletiga, ega see ei ole iseenesestmõistetav. Teada on, eks ju, pisuke skandaal, et miks see ei olnud Vilde tabamata ime, aga see on omaette teema. Aga ometi on huvitav, et just Hamlet valitakse selleks avalavastuseks. Ja minul kuidagi tekkis seos ka sellega, et see Juhan Liivi kuulus Kuub, et nagu Eesti Hamlet ja siis laval on see Taani prints. Ja see on ju väga huvitav, et paljud ilmselt mäletavad, et Gustav Suits kirjutas sellele Hamletile, mis seal esietendus sellise kaunis võimsa avaproloogi või poeemi. Ma vaatan, kas mul kirjutasin vist välja isegi, mida Eesti Päevaleht selle kohta ütles, kuidas siis ta sidus nagu oma meeleolusid Shakespeare'i Hamleti hullusega. Või mul seda, vaatame, kui leian üles, siis tuleb, aga tegelikult see sündmus iseenesest on põnev ja tegelikult on ka põnev, kuidas see kõik välja kukkus, et see oli ju nagu omamoodi selline Shakespeare'ilik asi iseenesest, sest Paul Pinna on meenutanud 25 aastat hiljem 1938 aastal ilmunud ajakirjas Teater, see oli selle 6. number. Töö läks nobedasti, erilisi raskusi valmistas vaid valgusapparatuuri seadeldis, mis lõpuks esietendusel mängiski kõige kurvemat osa. Sest reikis 2 tundi ja publik istus pimeduses ja ootas kannatlikult valguse saamist. Ei nurisenud keegi, oodati ja rahulduti teadmisega, et kogu asi on veel värske ja uus. Tunti suurt aukartust uue ettevõtte vastu, mis oli sünnitanud seltskond ise raskustega ja valudega, et ka näidend osutus pikaks, siis venis etendus kella 2-ni öösel. Alles siis saadi asuda pidulikule söömingule. Nii et juba see esimene Hamlet ise oli võrdlemisi sürrealistlik. Hamleti osas oli Theodor Altermann. Ja võib-olla sa, Maris, meenutaksid meile nüüd ka veel seda, et kui see oli 1913, et mis üldse esimene teadaolev Eesti ja Karl Jungholz oli siis selle lavastaja, et mis oli Eesti esimene üldse selline siis Shakespeare'i lavastus, mida saab lugeda siis nii-öelda Eestis lavastunud Shakespeare'i näidendiks? Ja siin koha peal läheme me nüüd tollasesse vaimupealinna Tartusse, et need esimesed lavastused on meil ikkagi Tartus ja Vanemuise seltsi juures tehtud ja nendeks on siis 1988 Veneetsia kaupmees ja 1889 Tõrksa taltsutus. Miks just need 2 näidendit, ei oska vastata.
Ega neid väga palju ette ei kantud, mõned etendused ainult. Küll aga tundus, et siiski need läksid päris hästi või et rahval nagu huvi oli, sellepärast et mõned aastad hiljem siis Vanemuine taas elustas need 2 lavastust, et mängiti siis uuesti Tõrksa taltsutust 1896 ja Veneetsia kaupmees 1899. Ja siis tuleb varsti ka mängu Estonia juba uuel sajandil 1910 Otello lavastusega, mis samuti on Jungholsi tehtud. Küll aga, mis on kindlasti vähem teada faktid, on see, et tegelikult esimest korda Hamlet eestikeelsena kõlas hoopistükkis Peterburis, kus siis paralleelselt sellega, et Tom Pahk-Kaljuvald, kelle tõlge on seal kuskil Virnas ka olemas, tõlkis siis esimest korda päriselt inglise keelest eesti keelde Shakespeare'i näidendit. Ennem seda oli tehtud selliseid pigem ümberjutustavaid tõlkeid saksa keelest. Aga et kuna Tom Pahk-Kaljuvallal oli see tõlke tegemine pooleli, siis osa stseene lavastati siis Hamletist 1903. aastal Karskusseltsi ustavus poolt Peterburis. Nii et tegelikult meie Hamleti lugu läheb hoopistükki meie praeguse idanaabri juurde. Kas kõige lavastatum näidend on Hamlet või on mõni teine, mis kui Eesti teatrite repertuaaris on Shakespeare? Hamlet ikka on jah tragöödiatest kõige lavastatum ja komöödiatest Suve unenägu. Ma arvan, et kumbki ei tule üllatusena. Ennem kui me liigume, me kindlasti võiks rääkida tegelikult ka sellest tõlkimise teemast. See on ka põnev peatükk Eesti ka keeleajaloos, Eesti teatriajaloos. Aga ma võib-olla küsiks nagu natuke isiklikumalt pinnalt, et Robert, milline sinu esimene Shakespeare'i lavastus on, mida sa mäletad? Ma arvan, et see oli Richard III Draamateatris. Ammu. Ja Maris, sinul? Väga raske küsimus, sest ma olen näinud neid lavastusi ikkagi nii palju, et nagu võib-olla, et esimene teadlikum vaatamiskogemus, millest sai ka vist ajaleheveergudel räägitud, oli see Draamateatri Kuningas Lear Rita Everiga peaosas. Sest see, et meil oli näitlejanna valitud sellesse rolli, see ikkagi tekitas teatud määral debatte. Nii et vast see oli selline nagu teadlik vaatamiskogemus. Jah, ja mina tunnistan, et ma ei suudagi meenutada seda esimest, aga Linnateatri telgis olles on muidugi huvitav mainida 2 kindlasti väga märgilist lavastust, mis Shakespeare'i näidenditest on olnud Linnateatri repertuaaris. See oli siis 1966 Hamlet, mille lavastas Voldemar Panso ja mis tegi selle lavastuse, mida loomulikult mina ei ole saanud näha. Ma ei tea, kas keegi teist nägi siin, kes mõni kuulaja. Mulle tundub, et isegi vahepeal vähemalt võinuks olla näinud seda. Võin anda vihje. See suurepärane Panso lavastus on tegelikult olemas üles võetud televersioonina väikeste muudatustega, nii et kes tahab Rahvusringhäälingu arhiivist üles otsida, siis saate natuke selle kogemuse kätte, kuidas see lavastus välja nägi. Just, ja üks, mis selle tegi siis pööraseks, oli see, et Hamleti osatäitja oli peaaegu 60-aastane ja nüüd oleks mingi auhind, küsiks, kes see küll oli. Ants Eskola, just. Ja teine kindlasti, ma arvan, Linnateatri loos väga märgiline lavastus oli 1992. aasta Romeo ja Julia, mis oli siis Elmo Nüganeni mõnes mõttes Linnateatri perioodi algus. Ilmselt seda on juba siin rohkem inimesi ka näinud. Aga me korra mainisime seda tõlke teemat, et kuna me oleme ka Eesti kirjandustänava festivalil, et see Shakespeare'i, tegelikult siin võiks rääkida nagu 2 asjast, et Shakespeare'i tõlkimine ja tegelikult ka Shakespeare'i tõlkimatus. Sest et ja siin on see mõnes mõttes, ma arvan, siin ka Robert võiks mingi hetk nagu sekkuda. Ka see tuleb ka nagu mõnes mõttes muusikaliselt mängu ja mitte ainult muusikaliselt ega keeleliselt ei ole need näidendid ju ei oma teatud tõlkimise probleemi.
kuigi ka seda, aga ka kultuuriliselt, et ikkagi meid lahutab. Ma vaatasin just, et Shakespeare'i sünnist sai sel aastal vist 460 aastat. Ja selle näidendi valmimine, mida täna hakatakse mängima, on 1599 umbes siis Hamletiga ühel ajal. Et tegelikult ka paljud mõisted, rääkimata sellest, et mõnel on parem mälu sellele, et kus Olümposel vibuga ringi jooksis ja keda tulistas ja kellelt lapse sai või kelle ära sõi. Eks lisaks on mingid kultuurilised mõisted, mis meile enam tänapäeval võib-olla nii kõnekad ei ole. Aga alustaks võib-olla ikkagi sellest Shakespeare'i tõlkimisest, et kuidas see Shakespeare'i tõlkimine eesti keelde on nagu kulgenud, kui sa saaks meile sellise lühikese ekskursi teha, Maris? Teeme siis lühikese ekskursi, et nagu ma juba mainisin, siis esimene oli see Tombach Kaljuvalla 1910. aasta tõlge, mis on päriselt ka trükitult olemas seal Virna otsas sama, jah. Et võid selle kaane lahti teha, näidata korra, kuidas see raamatukene välja näeb. Ja kuna tol ajal ütleme niimoodi, et keele areng ei olnud selline veel nagu hiljem võib-olla, siis paraku see inglise keel sinna eesti keele sisse väga hästi ära ei mahtunud, nii et see eestikeelne tekst läks 1000 ridu pikemaks, mis tähendab siis ka seda, et see Hamleti ettekanne selle Estonias ilmselt kasutas seda tõlget ja siis peniski öösse, kuna see tekst oligi pikk. Siis tuleb väikene pausikoht ja siis 1924. aastal ilmub Anna Haava tõlkes Suve unenägu. Seda oli aastaid varem siis kasutatud Estonias ka lavastuse jaoks. Ja igatahes sai see tõlge sügavasti kriitikat, sest selle tõlke häda oli see, et seal olid ta oli üritanud kasutada erinevaid murdeid ja keeleuuendusi seal ja et need kriitikud, kes seda laval nägid, need ütlesid, et tekstist umbes 75% kaotsi, sest lihtsalt ei kuulnud või ei saanud aru, mida need näitlejad seal rääkisid. Aga siiski kultuurilooliselt oluline poetessi tehtud tõlge. Siis aga hakkas asi juba natukene väledamalt liikuma. 1926. aastal tõlkis Mihkel Jürna eesti keelde Kuningas Liiri. Ka see raamat on seal kuskil Virnas olemas. Ka jällegi probleemne natuke keeleliselt, et ei ole päris täpne, ei ole esteetiliselt nauditav. On selliseid kohmakaid värsse, kohti, mis kõlavad täiesti valesti. Ja siis vahetevahel oli ka see tekst niimoodi tõlgitud, et sealt ei saanudki üldse tähendusest aru. Ja on ka väidetud, et see ei pruukinud üldse olla täies mahus Jürna enda tõlge. Tõenäoliselt oli tal seal neid lugejaid ja toimetajaid ja teksti kallal näppijaid päris palju, sest Jürna enda oskus ja teadmised inglise keelest ja inglise keele sõnavarast olid üsna piiratud. Nii et on siis kahtluse alla seatud, kui palju sellest tõlkest üldse tema oma on. Järgmisel aastal ilmus Mihkel Reimanni tõlkes Veneetsia kaupmees. Ka see tõlge läks pikemaks kui originaal, on siis pakutud, et umbes 20% on teksti mahtu sinna juurde tekkinud. Ja siis siseneb meie tõlgete areenile Ants Oras, vägagi kõnekas kirjandusteadlane, kirjanik, tõlkija, kes siis avaldas 29. aastal Macbethi tõlke, 35. aastal Tormi ja Romeo ja Julia. 37 tuli talt välja ka kollektsioon, milles on siis Suve unenägu, Otello ja osa sonette. Ja jõudis ta ka teatrilavastuste jaoks teha veel erinevate näidendite tõlkeid, aga need jäid välja andmata. 30. aastal võttis Ants Oras ette osaliselt ületõlkimise ja toimetamise ja tegi siis selle Tombach Kaljuvalla Hamleti natukene niimoodi lühemaks ja siivsemaks ja paremaks. Teada on, et kaks kirjameest ka konflikti seetõttu läksid, et Tombach Kaljuvallale väga see tema teksti kallal nokkimine nii ei meeldinud. Aga igatahes ka see 30. aasta Hamleti tõlge on seal Virnas olemas.
ja jõudis Ants Oras tõlkida ära ka veel sellised näidendid nagu need Rooma näidendid, siis Julius Caesar, Antonius ja Cleopatra ja Coriolanus, aga need sõda tuli peale ja need olid siis osaliselt trükitud ja jäid välja andmata ja need anti välja siis Nõukogude aja alguses ilma Ants Orase nimeta ja siis Georg Meri toimetatuna. Nii et sealt siseneb meie Shakespeare'i lavale siis meie suure kogutud teoste eestvedaja ja tõlkija Georg Meri. Tal oli ka teisi abilisi selle tõlke tegemise juures. Osa näidendid on tõlkinud Jaan Kross, ühe näidendi Rein Sepp ja luuletused Harald Rajamets. Nii et siis saame me endale selle praktiliselt selle terviku Shakespeare'i teoste köite. 1980. aastal, kui Trivimi Vellist intervjueeris Georg Merit tema juubeli puhul, siis Georg Meri ütles, et nii tore oleks, kui saaks millalgi trükitehnika arenedes välja anda need kogutud teosed ka ühes köites. Ja minu arust läks meil ainult niimoodi vist kas 35 aastat umbes, kuni siis need ühe kaane vahel ka uuesti trükist välja anti. Ja hilisemal ajal on tehtud veel päris palju tõlkeid, mis ongi tehtud konkreetselt lavastuste jaoks teatrite tellimusel. Need trükist ilmunud ei ole, küll aga on need üldjuhul kättesaadavad Eesti teatriagentuurist, kui kellelgi on huvi neid vaadata ja sirvida ja vaadata, kuidas need erinevad meile tuntud tõlgetest. No Linnateatri puhul kindlasti tasub mainida Anu Lambi ja Doris Kareva Hamleti tõlget. Ja võib-olla selle ilmselt enam seda küsimust ära ei lahenda, aga selle Meri tõlgete puhul ikkagi ühelt ja teiselt poolt aeg-ajalt kostab, et ei ole täpselt teada see toimetaja roll selles, et Harald Rajametsa rolli nende tõlgete puhul peetakse üldiselt päris suureks. Mul endal tuleb siuke episood meelde, muide, kui Rein Sepast oli juttu, et kunagi Rein Sepal külas käies Lätis, tema oli siis, kes võib-olla ei tea, aga ilmselt kõik teavad, tõlkis ka suuri eeposeid ja muinaskeeltest. Siis tema oli kätte saanud kuidagi Lauri Leesi Fonteeni tõlked ja maiustas nendega seal mööda tuba sammus niimoodi ööde kaupa ja nii-öelda toimetas neid ja tegi ikkagi päris korralikult neid seal siis ümber. Ma ei tea lõpuks, mis trükki läks, et kas palju sinna jäi Leesit, palju ta tagasi võttis ja palju läks sinna Rein Seppa. Et see on alati selline huvitav dialoog tegelikult ja heal juhul on see alati väga viljakas. Halvemal juhul, nagu sa mainisid, võib see lõppeda konfliktiga. Aga võib-olla sellest tõlkimisest ja tõlkimatusest, Robert, äkki sa ka natukene mõtiskleksid, et sa ma ütlen, et Robertil muide on väga huvitav saade Shakespeare'i loomingust ja Shakespeare'i ja muusika seostest, et see on Jupiteris kuulatav, see on üle 10 osalise ta lausa vist või jah, ikka väga tubli töö ja seal sa mõtiskled mõnes saates just selle keele üle ka, et tõlkimatuse ja tõlkimise võimalikkusest. Ja eks kui ma uurisin teemat Shakespeare ja muusika, siis ma lugesin selliseid lõike, kus oli muusika teema nii-öelda sees nii eesti kui inglise keeles ja vaatasin, kuidas need on tõlgitud. Ja eks muidugi minu muusika ajaloost rikutud aju leidis seal selliseid termineid, mis ei vasta sellele, mis oli originaalkeeles, aga mis tegelikult ei ole üldse ju olulised. Näiteks nagu vael inglise keeles tol ajal tähendas viola da gambat, mille jaoks ei ole eesti keeles head sõna. Muusikud kasutavadki viola da gamba või põlveviola, kui tõlkida. Vael on tõlgitud siis kas viola või viiul Shakespeare'i tõlgetes. See on teine pill, aga mis tähtsud seal lõpuks on publikule. Aga mõned kohad võib-olla, mis nagu tõlgete võrdlemisel tulid mulle ette, neid oli päris palju, on tõlkimine raskus, kui sõna on mitmetähenduslik. Sest kõik need kontekstid või vähemalt pool konteksti või isegi 3 konteksti läheb kaduma. Me ei leia eesti keelest sellist sõna, millel oleks 2 sarnast tähendust inglise keelega. Ja ma 2 näidet teile loeks. Need on lühikesed, aga head võrdlused. Üks on Hamletist, sest stseen, kus Guildenstern tahab Shakespeare'i lugeda, nii-öelda talle pähe minna ja Shakespeare ütleb, et
kas te arvate, et ma olen lihtne vilepill, annab talle kõigepealt flöödi ja ütleb, et mängige. Guildenstern ei suuda seda ja siis Shakespeare ütleb, et kas te arvate, et ma olen nagu vilepill, mida te võite mängida, et ei suuda seda mängida ja lõpetab siis selle. Te võite mind küll häälest ära ajada, kuid mängida te mind ei saa. Ja inglise keeles on see though you can fret me, you cannot play upon me. Fret me tegelikult tähendab nagu närvi ajama või ärritama, aga fret on ka see asi, mis on näppepillil kaela peal, astmetraat. Lautadel olid astmetraadid, frets. Seda on võimatu tõlkida. Ja see lõik võib-olla on veel huvitav, kui ma kaldun kõrvale, kuidas Shakespeare võtab mingi lõigu muusikalisel teemal ja kasutab seal muusikalisi termineid. Ta võiks kasutada suvalisi termineid seal, näiteks siin samas lõigus on little organ, mis on siis tõlgitud kui süda. Organ on orel ka. Siis et kas pluck out, võite mu südame välja näpistada või näperdada. Plucked instruments olid näppepillid. Ühesõnaga ta võiks ju mingit suvalist teist sõna, aga ta püsib sellel muusikalainel terve selle lõigu ja kasutab neid sõnu, mis on muusikalises mõttes mitmeti mõistetavad. Ja teine lühikene lõik on Periklesest, kui ma ei eksi. Seal on selline koht, kus posija tahab varjusurmas olevat tegelast üles äratada ja ütleb music, give her some air, mis on tõlgitud siis, et muusika, andke talle natuke õhku, aga air on nii õhk kui ka laul. Jällegi võimatu tõlkida, et mida me siis talle anname, kas me anname talle, ta enne ütleb muusika, annab nagu käskluse mängida või laulda. See on lootusetu. Ja see on väga huvitav. Tegelikult Robert jõudis jutuga sinna, mida kindlasti nagu tahaks täna puudutada just ka selle uuslavastuse kontekstis, kuivõrd sellel on muusikal oluline roll, olemuslik võiks öelda. Vähemalt selline on tegijate taotlus. Aga Shakespeare'il on tõesti, nagu Robert juba tõi mõned näited, väga palju võrdlusi muusikaga ja üldse helidega. Et ma kirjutasin isegi mõned välja. On tema 8. sonett, mis on puhtalt nagu siis põhinebki muusikalistel võrdlustel. Aga täna mul meenus on 14. september ja ühe mu lähedasema inimese elus, kes oli ka suurepärane muusik ja varajase muusikaga tegeles 6. surma-aastapäev. Tema kunagi ühes oma poolt juhitud festivali Meie juurte laul kataloogis tõi moto, mis pärineb Calibani suust siis tormist, mis torm on iseenesest ju tõeline muusikast küllastunud näidend, et seal üks pidev laulmine ja helindamine käib, et kuidas see omal ajal välja võis näha, see on iseenesest väga huvitav. Ja siis Caliban kirjeldab niimoodi: ära karda, saar on häälekas, täis häilisid ja imelisi viise, häid kuulata, sest kurja nad ei tee. Mul vahel 1000 pinisevat pilli on kõrvus kumavas ja vahel hääli, mis, kui just olen virgunud pikast unest, mind suigutavad taas ja unes siis näen pilvi lahti minevat täis aardeid, mis sajavad mu peale nii, et virgun ja kisendan und tagasi. Et kui palju on selles igas mõõtmes tegelikult tegemist siin helidega ja mitte ainult muusika ja lauluga. Ja teine võib-olla ma võtan äkki selle aja, loen selle 8. soneti ette, et võib-olla üks sonett ütleb rohkem kui palju muigutamist. See on siis nüüd Rajametsa tõlge, 8. sonett. Miks muusika teeb nukraks sind, kes ise ju oled muusika? Rõõm rõõmu süütab. Miks laul sust täidab tusa kummalise? Tusa kummalise. Või on sul mõnu sellest, mis sind tüütab? On keelte puhast kokkukõla paha, su kõrvul kuulda tähele siis pane. Nad õrnalt noomivad sind, et sa ei taha kooris kaasa laulda üksiklane. Eks kuula, kuis üks keel lööb helisema ja ärkab sobiv heli mitmel keelel, just nagu isa, laps ja rõõmus ema koos laulaks kaunist viisi ühel meelel. Ja mõte on sel laulul sõnatul, kui üksi jääd,
on elu tühi sul. Et nagu selline inimühiskonna mudel, mis on kõik kirjeldatud läbi tegelikult muusika ja sellise koos musitseerimise. Kas ma võin kommenteerida? Me ei leppinud kokku, et me sellest 8. sonetist räägime. Aga ma lihtsalt tahaks lisada, siin on need 2 rida, et ja tärkab, kui üks keel lööb helisema ja tärkab sobiv heli mitmel keelel. Keelpillimängijad teavad seda, kui võtta mingi akord keelel, pillil, siis lahtised keeled, mida sa ei ole puudutanud, hakkavad sellele kaasa helisema, resoneerima. Aga kuidas Shakespeare sellest teadis, ma ei tea. See on nagu mõistatus, et see nõuab nagu minu arust isiklikku pillimängu kogemust, et seda tajuda. Muidugi keegi teine võib sulle öelda, et see nii on. Aga see on üks selline finess ja Shakespeare'i tekste, ka muusikatekste lugedes ma näen, kui erudeeritud või teadlik ta nendest asjadest oli, sellest ühest teemast ainult. Just ja see on ju seesama väga põnev, kui sa ütlesid ka selle frettide või pügalate peale panemine, see on ju tegelikult mingi häälestuse loomine, et kas sa paned minu kõlama kokku ühe või teise asjaga. Aga ilmselt see muusikaline haridus, ta oli niivõrd ikkagi inimeste osa. Väga põnevalt, muide, me ei jõua seda hakata siin, kes lähevad vaatama lavastust, saavad Kavalehe endale muretseda. Siin on Andrew Lawrence King, kes on muusikajuht, on kirjutanud saatesõna ja väga huvitav on ka siis liikumisjuhi Eve Mutso tekst tantsust, et kuivõrd oluline osa see oli, et mees, kes tantsida ei osanud, tal parem näiteks soovitati mõõka mitte näppida ja kuninganna Elisabeth hommikul, et ennast käima tõmmata, olevat tantsinud 7 galjardi. Et kes teab, mis on galjard ja teab, mis on 7 tükki ära tantsida, siis mõnel inimesel võib see jääda päevatööks. Kas ma võin siia vahele segada ka, et ma soovitan kõikidele, kes lähevad seda tükki vaatama, minge varem ja ostke see kava ja lugege see enne etendust läbi. See aitab teid. Ja te näete asju, mida te muidu ei paneks tähele. Ja me tegelikult võiksime võib-olla tulla natukene selle muusika ja Shakespeare'i ja siis tegelikult selle läbi ka selle esitamise tava juurde. Võib-olla ka Maris oskab mõne sõnaga meile pärast siis nagu teatri vaatepunktist veel seda konteksti kirjeldada, kus need Shakespeare'i näidendid oma esiettekanded leiavad. Et ma ise korra lühidalt jälle ütleks võib-olla vahele lihtsalt, et kuidas mina teada sain, et Shakespeare ja muusika on väga seotud. See oli kusagil seal 80-ndatel, millest korra põgusalt oli Robertiga juttu, kui ringlesid Eestis koopiates ja fotodena erinevad raamatud, aga ka noodid ja minu isal oli neid ka. Isa on seal. Ja üks sellistest vihikutest oli Jakob van Eycki Flöödi Võluaed, mis ma arvan oli iga Eesti varajase muusikaga tegeleva inimese kodus, alati koopiana loomulikult. Ma ei tea, kellel oli originaal, kust see tuli. Ja Jakob van Eyck oli siis omakorda Shakespeare'ist küll natuke noorem mees, aga mõni aeg siiski kaasaegne. Ta oli Utrechti pime kellamees, kes häälestas seal kirikutornides kelli, aga ütles oli ka siis tuntud kui suurepärane flöödivirtuoos ja andis välja sellise kogumiku tuntud viisidest ja nende variatsioonidest, mida siis Eestis väga palju mängiti. Omal ajal harjutati plokkflööti nii-öelda sellega. Ja teine raamat oli selline Shakespeare'i või oli see kuidagi laulud Shakespeare'i näidendites ja populaarsed laulud sel ajal. See oli Thomas Kynes, kui ma ei eksi oli, kes oli siis Kanada, võib öelda mõneti folkmuusik ja muusika uurija, kes ka salvestas neid laule ja andis siis välja ka kogumiku ja see ka ringles ringi inimeste seas. Ma kahjuks ei leidnud seda eile üles, ma otsisin küll päris mitu tundi ja leidsin igasuguseid muid huvitavaid asju. Aga see nägi siis umbes välja niimoodi. Ja ma arvan, et sellel oli ka tegelikult päris suur mõju Eestis sellel raamatul. See oli roheline ja pruun see kaan selline võib-olla. Ja see oli ka midagi koopiatena. Kunagi hiljem ma sattusin, ma ei mäleta, kas New Yorgis või Londonis ostsin selle ja nüüd ma olen selle siis jälle ära kaotanud. Aga et see tegelikult see juba see pealkiri ka sellel kogumikul ja tegelikult ka Andrew jutt mõneti räägib sellest, et kuigi me Shakespeare'i näidendites ju leiame ka laule, on laulusõnad. No selles samas As You Like It, nagu teile meeldib, on ju 5.
vaatusesse väga tuntud laul, eks ole. Eks mis on nii. Et kuidas see Shakespeare'i ajal oli see muusika ja näitemängu seos? Ma kirjutasin ka välja statistikat ja on öeldud, et näidendites on umbes 50 laulu ja vihjeid umbes 100 laulule. Ja muidugi me oleme nüüd hoopis teises olukorras tolleaegse publikuga võrreldes, sest et tolleaegsed inimesed teadsid ja said nendest vihjetest aru, meie mitte. Neid laule, mida nüüd konkreetselt, millel on olemas meil meloodia ja tekst ei ole väga palju, mida saab siduda Shakespeare'i näidenditega, sest et palju on selliseid, kus tema näidendites on laulu tekst. Me ei tea, kas ta kirjutas selle ise või ta võttis selle nii-öelda tänavalt. Aga et viia see kokku mingi meloodiaga, neid on üksikuid. Sa mainisid enne 12. ööd. 12. öö ja Torm need nimetatakse kõige musikaalsemateks Shakespeare'i näidenditeks. Seal on kõige rohkem muusikat ja sellel on ka põhjus. Neid mängiti õukonnas, mitte Shakespeare'i teatris ja nende eelarve oli suurem. Ja nendes on laulud, mida arvatakse, et tõenäoliselt kirjutati nende näidendite jaoks ja ka nende autor on teada Robert Jones, kes õukonnas töötas. Aga ülejäänud muusika, suure osa muusikast me peame kuidagi proovima siduda, nagu Andrew on teinud, et ta on võtnud laulu teksti ja leidnud tolle aja sobiva meloodia rütmiliselt. Ta on suur erudiit ja temal on peas palju meloodiaid, tal tekivad need sidemed. Ma lihtsalt vahemärkusena ütlen, et võib-olla siis nagu innustada Andrew isiku vastu huvi tundma, et tõepoolest Eestis on sattunud elama ikkagi varajase muusikamaailma elav legend, kes on mänginud koos suurimatega ja on ise fantastiline harfi virtuoos planeedil. Jah, et nüüd kui tulla selle tänase esietenduse juurde ja selle lavastuse ja näidendi juurde ja muusikalise kujunduse juurde, siis Andrew on kasutanud tolle aja muusikat. Laias laastus ka mõned on seal võib-olla 50-60 aastat hilisemad ja natuke veel hilisemad, aga põhimõtteliselt tolle aja muusikat. Kuna ta teab sellest väga palju ja ma arvan, et nende sidemete nägemine, kuidas ta on need näidendisse lavastusse põiminud, see on väga raske, selleks on suuri teadmisi vaja, ta võiks sellest, ma arvan, mitu tundi ise rääkida, aga need on seal olemas. Kas või näiteks, kui tuleb tegelane Orlando sisse, Roland, siis ta mängib, ma kuulen tolleaegset ballaadi Roland, mis on nagu leitmotiiv siis, mis käib läbi või sellised ülevad hetked, kõrgendatud hetked, siis ma kuulsin publiku selja taga Toreli mängu. Sellised leitmotiivid, mis tegelikult muidugi Shakespeare'i teatrile omased ei olnud tol ajal. Võib-olla ma juba olen mikrofoni juures, ma räägin ära mõned sellised huvitavamad asjaolud, mida ma teemat uurides, millega ma kokku puutusin. Üks oli see, et väidetakse, et muusika Shakespeare'i teatris kõik muusika oli tegelastele kuuldav. Nad kuulsid seda muusikat, ei olnud taustamuusikat, nagu tänapäeva kinos või teatris. Aga samas näiteks Globe'is oli muusikute rõdu üleval taga ja seal muusikud, kui mängisid, nad olid varjatud kardinaga publiku ees. Ja lasti muidugi ka mõnikord muusikud lavale, kus nad siis ka mängisid. Ja võib-olla üks huvitav asjaolu veel, mida väideti, on see, et laulud Shakespeare'i näidendites, neid esitasid alati, jällegi üldiselt alati lihtsamad inimesed. Narrid ja paažid, aadlikel ei sobinud seda teha. On mõned kohad, kus tegid aadlikud seda. Ophelia näiteks laulab 2 laulu, aga see on Ophelia hullumisest seel. Ja kui on otsitud nende laulude tähendust, need on väga raske põimida näidendisse temaatiliselt, miks need laulud seal on, siis on ka jõutud tulemuseni, et ärge nähke vaeva, et ta ju oli hull. See on isegi näidendi tekstis on see sees, et ta sõnad on segavad ja ärge otsige mõtet seal. Ja teine muuseas, jah. Desdemona on peaks ole Othellos, kui ta on privaatsituatsioonis, eks? See on, kui ta teab, et ta sureb. See on selline emotsionaalne kõrghetk, kus aadlik peategelane laulab. Üldiselt olid need paažid ja narrid, ja üldiselt oli see meelelahutus, ta armastab seda hästi palju teha vaatuste ja piltide lõpus. Et viia tegevust kas ajaliselt edasi või teise ruumi. Nagu teile meeldib, seal on, kus lihtsalt järsku tulevad 2 paaži
ja väike stseenikene on, kus nad siis laulavad oma laulu ja siis läheb tegevus samas kohas. Järgmisel vahepeal on öö, läheb edasi, ta kasutab seda ja muidugi teater oli meelelahutus, pakuti ka muusikalist meelelahutust siis. Üks, mis võib-olla vist ka nüüd täna esinduva lavastuse puhul väärib märkimist ja võib-olla kuidas see õnnestub, eks see selgub Salme kultuurikeskuses ja akustilistes oludes lõpuni. Aga on see, et Andrew siis on toonud lavale ka nii-öelda ajastu pillid. Ja kui ma oma seda Shakespeare'i ja muusika seoste ajaga veel mõtlesin, siis üks, mis mul kohe meelde tuli, oli Alfred Telleri Shakespeare'i laulude plaat. Alfred Teller oli siis üks järjekordsetest sellistest suurtest nii-öelda nendest varajase muusika taas elustajatest, kuigi üha rohkem hakkab mulle tunduma, et see 70ndate aastate meeste ja hipide taassünni jutt on tegelikult neil turundustrikk, et tegelikult see vana muusika ei olegi kunagi ära surnud, vaid kogu aeg on vahepeal toimunud kas siis vähem või rohkem kuriosaalseid asju, ehitatud igasuguseid imepille. Ja selles ei ole ka midagi tegelikult, kuidas öelda, ajastu vaimuga vastuolulist. Leonardo da Vinci, kes elas 100 aastat varem kui Shakespeare, ehitas ise või vähemalt joonestas näiteks Klaff Viola da Gamba, et seda valmis ei ehitanud. Poolas üks mees hiljem ehitas. Et ühesõnaga, mis ma tahan tähelepanu juhtida, et Alfred Teller siis oli ka, kes tõi mängu jälle lautod, see oli see Desmond Dupree, kes temaga koos mängis ja väga palju panustas. Soovitan täitsa sisse panna muide YouTube'i Alfred Teller ja Shakespeare ja siis te leiate ühe väga vallatu salvestuse vist 64. aastast Prantsuse televisioonist, kus ta istub niimoodi frakkides, istuvad soliidselt ümber laua oma ansambliga Teller konsort ja laulavad neid Shakespeare'i aegseid madrigale. Härrasmehed niimoodi, väga vallatu on see. Aga Maris, võib-olla sa ka mõne sõnaga veel räägiksid sellest, et mis nüüd ikkagi on erinev sellest, kuidas me tänapäeval Shakespeare'i mängime siis sellises klassikalises teatris või siis Black Boxis lausa ja oma ajal siis, kui Shakespeare'i näidendid valmisid. No üks asi, millest alati räägitakse, on see, et naisi ju tol ajal lavale ei lubatud. Naise kohta ei olnud lavale ehk et nendes Shakespeare'i lavastustes on naiste rolle mänginud siis noored poisid, kes tegid seda kuni hääle murdeni ja siis nad hakkasid meeste osi mängima. Siin võib-olla on hästi huvitav tegelikult jah, selle näidendi puhul konkreetselt näiteks Nagu teile meeldib on ju selline päris kuulus epiloog, mille Linnateatri lavastuses kannab ette Heleri, aga omal ajal oli seda siis noormees kandis ette ja kus mängitakse tegelikult selle meheks või naiseks olemisega. Jah, et see on üks kindlasti neist asjadest ja siis tasuks ka tähele panna, et sellesama näidendi kangelanna, kui ta seal metsas ringi toimetab, ta on meheriietes, praegu meil on näitlejanna, kes seda mängib, aga tol ajal oli selleks siis noor poiss, kes mängis naist, kes mängis meest. Nii et sealt tuleb kogu selle näidendi selliste seksuaalsuhete võrgustikus üsna mitmesuguseid varjundeid ja pinnavirvendusi, et mida siis võib-olla tasub ka tähele panna. Seal on ju see habeme nimel vandumine ka. Jah, habeme nimel vandumine. Kui sul habet ei ole või siis on või veel ei ole. No ei olnud selle naiskangelasega ega ei olnud ka poisil, kes seda mängis. Siis väga palju Shakespeare'i näidendid kanti siis ette Globe teatris, mis on selline ringikujuline ilma katuseta. Ja on siis ka väidetud, et seal, kuna ta oli vabas õhus, siis tuli kasutada natuke selliseid kuuldamamaid pille, trumme näiteks. Et saab sellesse perioodi siis paigutada ka need samad ajaloo näidendid, näiteks kus armeed marsivad. Nüüd Robert parandab mind, kui ma ütlen lihtsalt lihtsustavalt trompet ja trummihelide saatel üle lava edasi-tagasi. Ja mul on siin lisada, et Shakespeare'il on ju palju remarke, kus tühatatakse sisse, nagu teile meeldib, maadlejad tühatatakse sisse fanfaaridega. Ja on ka öeldud, et fanfaarid olid tegelikult tolle aja inimesel tuttavad. Oli olemas fanfaari sõnastik, iga fanfaar tähendas midagi ja publik mõistis seda. Ja mis puudutab nüüd veel seda Globe'i, siis on väidetud, et Globe'i mahub 3000 inimest. Ja nad seisid ju seal püsti, ega nad ei istunud, et kuidas seal kõlaks lauto
mille kohta tollel ajal öeldi, et kõige sobivam kuulajate hulk lautot kuulama korraga on 5 inimest ja isegi hiirekrõbin segab seda. jah, et noh, kes on juhtunud Londonisse ja nüüd tänasel päeval Globe'i läinud, siis siin on nii palju inimesi nüüd enam ei pakendata, sest meil on nüüd igasugused tuleohutuse ja muud reeglid. Aga tõenäoliselt ikkagi üsna tihelisi olemine seal oli ja see vist tekitab sellise pehme polstri, et see heli ikkagi natuke nagu ka maheneb ära ja läheb väiksemaks. Vot ma ei ole kahjuks Globe'is käinud nüüd selles, mis on uuesti üles ehitatud, aga ma lugesin, et ta algas autentselt ilma võimenduseta, siis tuli sinna uus juht, kes hakkas kasutama võimendusi ja nüüd jälle ei kasutata võimendusi. Ma ei tea, kuidas see kõlab. Ma igaks juhuks lihtsalt, kui me läheme nüüd väga spetsiifiliseks, aga kas ikkagi ka metallkeeltega mingeid instrumente ei olnud tol ajal juba näppepillidena? No nüüd jällegi, kas Hamletit Globe'is mängiti? Globe'is tõenäoliselt mängiti. Sest et seal on just stseen, kus Ophelia tuleb sisse, juuksed sassis ja käes lauto. Ja selle üle ongi arutletud, et kas ta saatis ennast lautol, kui ta oma laulu laulis. Just tahtsin seda sama öelda, et me ei tea ju, et ta seda lautot mängis, see võis tal ainult käes olla. Aga me teame, et näitlejad üldiselt mängisid pilli. Nad oskasid. Seda on teada. Et siis hakkab kaasa mängima ka see, kui musikaalne on keegi, et kui siin oli juttu sellest, et need madalamast soost inimesed tavaliselt laulavad, siis trupis tavaliselt just nimelt see laulja oligi nende koomiliste osade mängija. Robert Armin oli väga musikaalne ja mängis selliseid lüürilisi narriosasid, nii et natuke siit ka tuleb see ja et need noormehed olid tavaliselt sellise muusikaharidusega. Mul on hea lugu veel teisest Shakespeare'i narrist Will Kempist. Tema kohta räägiti, et ta oli muuseas üks trupi aktsionäre, need oli ainult 9 minu arust, Shakespeare nende hulgas ja nad elasid majanduslikult päris hästi. Aga Kemp oli, kes mängis ka narri rolle ja legend räägib, et ta oli liiga, tal ei olnud distsipliini, ta improviseeris laval ja läks üle käte ja ta lasti lahti trupist. Ja siis ta sai tähelepanu sellega, et ta tantsis Londonist Norwichisse, mis on 100 miili, umbes nagu Tallinnast Tartusse. Ja see võttis tal aega 9 päeva. Ja siis ta veel kirjutas pisikese raamatu sellest, kuidas teda igal pool hästi vastu võeti ja kaasa tantsiti. Ja lisas, et miks ta selle raamatu kirjutas, sellepärast, et teda väärjuttudega ja laimudega ei põimitaks ballaadide sisse. Kujund, mida Shakespeare oma näidendites mõnigi kord kasutab ka. Nüüd me läksime kuskile hoopis muudele radadele, kui sa plaanisid. No, ei, ta selles mõttes ei ole minu meelest teisel rajal, et see on alati minu jaoks olnud ka küsimus ka näitajana ja helikujundajana või ütleme ka stseenograafina, et kuidas seda ikkagi nüüd teha või et kuidas tõesti selles Globe'is, kus oli see rahvamass koos, need monoloogid ja kõik nagu kõlama panna või palju seal oli sellist, et keegi kuulas ja keegi ei kuulanud, et seda lõpuni ju ette ei kujutagi. Aga miks ma tahtsin veel tegelikult tõlgete juures seda võib-olla mainida ja üldse, et nagu soovitada, et kellel on, et ega neid Shakespeare'i lavastusi Eestis ju tuleb iga aasta mõni, ma ei tea, see aasta pole kokku lugenud. Aga viimasest ajast on ju, nüüd on siis Nagu teile meeldib. Hiljuti on olnud Macbeth, siis on Mõõt mõõdu vastu teatrumis ja Liir oli Linnateatris, Noormets Liir. Ja küllap on neid veelgi olnud. Aga et nende nagu teatritekstidega üldse Shakespeare'iga eriti, et väga tihti tegelikult lüüakse see sama must raamat lahti ja pannakse tüdinult kinni, et mitte midagi ei saa aru. Halb tõlge on enamasti see kohtumõistmine. Aga omast kogemusest võime öelda, et tegelikult nad vajavadki lugemist valju häälega. Et ma tudengipõlvest mäletan, sõpradega aeg-ajalt sõitsime näiteks Hiiumaale ja siis istusime ja lugesime üksteisele ette. Näiteks Otellot, üks luges Otello, üks inimene lugeski erinevad tegelaskujusid ja teised kuulasid ja siis ja ta hakkab hoopis teistmoodi elama ja ega ta siis ka ei pruugi kohe hakata elama. Et mõnikord on nii, et mõnest monoloogist või mõnest repliigist saad aru pärast pikka ka proovis analüüsimist ja isegi mitte ainult analüüsimist, vaid tegevusse viimist. Et selles mõttes väga soovitan, et kui keegi mõnda Shakespeare'i näidendit tahab tundma õppida, siis võtke mõni sõber kaasa ja lugege üksi või kahekesti. Ja tegelikult seesama tõlkimatus või tõlkimine on ka,
et õnneks meil on ka teisi keeli kui Shakespeare'i inglise keel ja eesti keel, et seal vahel, et noh, minul endal on väga palju olnud abi näiteks Poola tõlgetest. Poolas on 2 sellist legendaarset tõlki, Stanisław Baranczak ja Maciej Słomczynski. Väga erinevad. Ma kunagi pidin Hamleti poolakeelse versiooni panema kokku tiitrite jaoks. See oli huvitav jälgida, kuidas tegelikult, sest mina pidin nüüd poola keelde tõlkima Georg Meri versiooni, kuna me kasutasime, mitte Shakespeare'i oma, et inimesed saaks aru ja need võivad olla tihti väga juba noh, kasvõi ridade poolest erinevad, et mõte küll ja kujundid kuidagi püütakse saada kätte ja lõpuni ei saada, nagu me rääkisime. Aga et siis ka mõne teise keele vahendusel saab teinekord lähedale sellele, mis on see nagu see algne mõte, sest ega Shakespeare'i inglise keel ju on ka, kui nüüd minna Londonis ja anda lihtsalt mõnele inimesele metroos raamat kätte, et palun loe. Ega ei loe. Et tegelikult ingliskeelsed inimesed ikkagi ütlevad, et no mis teil viga, et te tõlgite ära, teete uuema tõlke, jälle kõlab hästi ja värskelt, et me siin peame vaevlema selle 16. 17. sajandi inglise keelega, ma õhkugi aru ei saa. Et tegelikult on ka nende endi jaoks väga palju sellest kultuuri kontekstist praeguseks ajaks ikkagi kadunud, muutunud selliseks, et noh, kes on näinud mõnda korralikku kommenteeritud ingliskeelset väljaannet, näiteks Ardenit, et siis seal võib olla nii, et seal seda Shakespeare'i näidendite teksti on lehekülje peale 4 rida ja ülejäänu on kõik pisi kribu kirjas, kommentaarid, märkused ja kõik muu. Et noh, on keeruline jah, aga olen Maarjusega täiesti nõus selles, et ei luuletusest ega ka sellisest värsis näidendist ei saa tegelikult niisama paberi õllitamisega seda õiget manti kätte, et tegelikult need tahavad häält sinna taha. Minu arvates ka luuletused enamasti, et siis sa hakkad aimama ja hoomama neid mingid kõlanüansse, mis sul sealt paberi pealt lihtsalt silma ei hakka. Ma ütlen hääldusest veel, et kui hääldus on keeruline probleem, sest et vana inglise hääldus, nagu me muusikud teame, ka vana prantsuse keele hääldus on teistsugune. Siin oli, kui Aucassin ja Nicolettet mängiti, siis oli diskussioon, et kuidas on õige hääldada. Sellepärast ongi ta Aucassin ja Nicolette, et ta ei ole mitte Aucassin ja Nicolette. Et ja kusagilt ma lugesin, et isegi Shakespeare'i tekstid, kui hääldus oli teistmoodi, see muudab tähendust, see muudab riimi ja see võib muuta ka tähendust. Ja Globe'is vist kunagi mängiti vana hääldusega, aga siis see vajas jälle, ma ei tea, loengut enne seda. No ja siis on subtiitreid jälle vaja kohe silmapilkselt. Ja muusika juurde väga tulles, Robert mainis siin seda, kuidas keeled helisevad kaasa, teised keeled resoneerivad ja tekitavad nagu sellist huvitavat harmooniat. Siis tegelikult ka näiteks, et on suur vahe, et kas me laulame prantsuse muusikat, ütleme renessanss muusikat, ütleme sanctus või sanctus, et U ja Ü erinevates intervallides tegelikult kõlavad erinevalt. Tähendab, et sa saad mängida harmooniaga ja seda pingestada, et seal tekivad sellised huvitavad asjad, et samamoodi ilmselt selle Shakespeare'i keelega, sest tegelikult ju meil on see, et on tõlgitud värssi eesti keelde ja noh, Shakespeare'i loomulikult need värss ja proosa vahelduvad ja on värssis algselt. Aga värssi omamoodi on ka üks teatud mõttes laul, et see noh, tinglikult võib öelda, et ta on ikkagi väga musikaalne väljendusviis, et ta ei ole otseselt, et ta on siukse laulu ja kõne vahepealne ju. Ja jällegi meenub ma kunagi ühe nii-öelda sellise klassikalise inglise Shakespeare'i näitlejaga sattusin elama nädal aega kõrvuti tubades. Ja me tegime küll mitte Shakespeare'i, aga ühte liturgilist raamat. Ja tema kõrvaltoas samal ajal harjutas mingisuguseid oma Shakespeare'i tekste. Ja siis põhimõtteliselt see kõmin ja laul segunes seal selle lugemisega, mida oli nagu antropoloogiliselt väga huvitav jälgida, mis naaber teeb. Ja. Et paraku mulle tundub, et me peame nüüd vist selle ringi kokku tõmbama, et ma ei tea, kas meie kutsuja on siin kuskil. Vist on nad ära läinud, jätnud meid siia, neil on muudki teha. Aga et põhimõtteliselt ma ei tea, kas anda 5 minutit, et kui on äkki mõni küsimus, mis jääb küsimata teil kuulajate seast ja lähete ära ja eluaeg ei saa rahu, et oli võimalus ja ei küsinud. Et Robert ja Maris on veel siin, mõlemad suured asjatundjad. Ega ei pea. Või on teil midagi ütelda veel, mis te tahaksite ära öelda, et mis te tahtsite kindlasti täna siin kuuldavaks tuua? Käige vaatamas Shakespeare'i näidendeid, kui neid lavastatakse ja neid on lavastatud alates 90-ndatest Eestis väga tõhusalt.
et hea näide, mida ma ei saa toomata jätta, Maarjus, vabanda, on see, et kui meil 1970-ndatel oli terve kümnendi kohta 4 Shakespeare'i lavastust, siis alates 90. aastast on Eestis aastad, kus meil on aasta kohta 4 Shakespeare'i lavastust. Nii et mulle tundub, et Shakespeare on meil väga hästi ära kodustatud ja elab siin rõõmsasti meie keskel. Nii et tehke tutvust. Ja ma tahaks lihtsalt võib-olla ütelda, et uurides seda teemat Shakespeare ja muusika ja võrreldes tekste eesti ja inglise keeles ja võttes neid nagu pulkadeks lahti, ma sain Shakespeare'ist palju targemaks ja ma nägin seda tohutut andekust, seda teravmeelsust, seda sõnaseadmise oskust, seda ja neid teadmisi ja intelligentsi, mis seal on. Et see tasub seda ja kui me oleme, selleks peab minema nagu sinna sisse, et seda näha ja seda mõista. Ütleme, tavalise kuulajana saalis ühte näidendit kuulates me saame vähe aimu sellest tema talendist. Just, ja ma väga soovitan Roberti neid saateid Klassikaraadio või Jupiteri kodulehel, samuti Marise erinevaid artikleid, sest tõesti me ei jõudnud siin kõigest rääkida, me rääkisime muusikast, aga muusika Shakespeare'i puhul ei ole ju ka ainult kuuldavad helid, vaid on seesama poeetiuse muusika 3 osa, eks ole, muusika mundana, muusika humana ja muusika instrumentaalis. Viimane on ainult kuuldav, aga Shakespeare oma teostes räägib ka nendest esimesest 2 päris palju. Ehk siis muusikast, mida meie ei kuule, aga mis on universumis olemas. Ja kui Maris mainis seda, et Shakespeare on kuidagi Eestis hästi koduseks saanud, siis tegelikult mõneti me sellest ka alustasime. Võib-olla vahepeal on inimesed liitunud, aga siis kordan üle, et Estonia teater ju avati 13. aastal 1913, 24. augustil Hamletiga ja me rääkisime, kuidas see viperustega kulges ja ma mainisin ka seda Gustav Suitsu proloogi, mida ma siin telgis praegu ei hakka ette lugema. See käiks minul üle jõu, ma ei ole selles mõttes Shakespeare'i aegne näitleja, et ma ei suuda seda kujutluspilti teieni tuua ja seda stiihiat, aga ma väga soovitan, te leiate selle üles. Võib-olla hea kodus lugemine Gustav Suitsu proloog Hamletile, mille ta ise siis Estonia lavalt ette kandis. Aga Päevaleht kirjutas siis 26. augustil 1913 selle teose kohta. Avamise eel kandis Gustav Suits avamise proloogina õige kauni ja vormipeene luuletuse ette, milles meie rahva kultuuraline ja rahvusline olevik Hamleti skepsise ja luuletaja enese hingehelidega huvitavalt oli põimitud. Nii et juba üle sajandi on siis seda meie lähedust tajutud. Aga suur tänu Maris Peters, Robert Staak ja kõik, kes te nii rohkarvuliselt olete siin kuulanud ja siis... Hamlet on Eestis olnud, oli küll 2018 Linnateatris ja pärast Tartus. Klubi Hamlet, kas oli Eestis mängiti? Mängiti. Globe tegi maailma turneed ja ühtlasi mängis siis ka Eestis. Ja. Nii et kellel oli õnne sellele ühele etendusele pihta saada, siis oli selline võib-olla natuke teistsugune kogemus. Suur tänu ja minge siis teatrisse. Tänan.